Tere tulemast! Minu nimi on Hubert, olen Libra Luresi tiimist ja täna on mul hea meel tutvustada teile uut landi Trout seeriast, mis on Libra Luresi kaubamärgi all. See lant on vees palju lärmi tekitanud, eriti eelmisel hooajal. Te olete meilt küsinud ja palunud, kas me plaanime selle landi valikut laiendada. Ja just tänase osa peategelaseks on Goliath uues 35 mm suuruses. Alustame! Nagu te ilmselt teate, on meie seerias juba olemas Goliath 30 mm ja 45 mm suuruses. Ja nüüd olemegi välja tulnud 35 mm sarjaga. See on ideaalne kesktee kõige väiksema ja kõige suurema suuruse vahel. Nüüd saate alati valida landi suuruse vastavalt sellele, kus plaanite kalastada, milliseid kalu püüda ning eelkõige vastavalt ümbritsevale keskkonnale, mis võib teid vee ääres ees oodata. See on lahe, sest Goliath on loodud just tõeliselt raskete püügikohtade jaoks. Mida ma mõtlen? Kui lähete Forejõele, olete tihti teadlikud, et enne teid võis seal olla mõni teine kalamees, kellel oli hea võimalus, olles esimesena püügikohal, sealt kindlast kohast kala kätte saada. Goliath on ideaalne sööt kalastamiseks ülepüütud kohtades, kus on sageli suur kalapüügisurve. Ja kui tahame ikkagi veekogu ääres hästi aega veeta, tasub kindlasti Goliathi järele haarata. See on ideaalne lant, mis ongi loodud just selleks, et püüda kohtades, kus teame, et kalamehi jagub. Muide, Goliathi kohta on juba video meie YouTube'i kanalil olemas. Kui te pole seda veel näinud, leiate allpool kirjelduses vastava viite. Aga lisaks, mis on selles videos veel oluline? Näitame teile kohe veel kord, kuidas see lant vees käitub ning näete ka erinevust nende kolme suuruse vahel. Goliath, nagu kõik Trout seeria landid, on meil saadaval 20 tõhusas ja järele proovitud värvitoonis. Lisaks on 4 erinevat lõhna, küüslauk, juust, grill ja lõhnatu variant. Siin on eelkõige väga hea see, et materjal on väga veniv ja samas ka väga vastupidav mehaanilistele kahjustustele, mida võivad põhjustada kas meie rakendused või kalahammustus. Lihtsalt kui püüate kala sellise Goliathiga, siis ei ole nii, et üks kumm ja kohe prügikasti. Ei ole nii. Kui ma püüan kala Goliathiga, siis eriti Trout erapüügikohtades, kus see lant töötab suurepäraselt, suudan ma ilma probleemideta püüda 5, 6, isegi 7, 8, 9 kala ilma vähimagi mureta. Sest see materjal ei ole mitte ainult veniv, vaid ka väga vastupidav. Ma oleksin peaaegu unustanud veel ühe toreda asja. Siin on mul just üks purk, mis on selle video jaoks spetsiaalselt ette valmistatud. Ja vaadake, ühes purgis olen ma juba mõnda aega hoidnud erinevat värvi Goliath'e. Valge, hõbedane. Nagu näete, eriti valge näitel ei ole see mitte kuskilt värvi muutnud. See materjal ei ole mitte ainult vastupidav, veniv ja kahjustustele vastupidav, vaid lisaks sellele ei anna ta ka värvi edasi teistele ning seetõttu, kui ma tihti jõele lähen või minu Trout-area karbis, leiate sageli kõik erinevad, kõige paremini toimivad ja antud jõe või tiigilõigu jaoks kõige tõhusamad värvid läbisegi ning mul ei ole kunagi murret, et need omavahel värvi vahetaksid. Ja nüüd liigume juba filmi põhiosa juurde, kus ma näitan, kuidas Goliathit varustada ja milline ta üldjoontes välja näeb. Võrdleme suuruseid ja vaatame, kuidas see lant vees töötab. Nii et vaadake nüüd. Siin on meil reas 3 Goliathit, üleval on 35, siin 30 ja kõige all 45. Mis on oluline? Need landid, kuigi nende kahe vahel tundub erinevus tühine, siis pidage meeles, et see materjal on ka ujuv ning kui me paneme Goliathi 35 ja 30 teistpidi kõrvuti, siis näeme samuti, et see veidi suurem Goliath on ka laiem ning see tähendab, et selline land, kui me selle oma rakendusele paneme, on rohkem ujuv kui see väiksem variant. Oluline on mõista, et isegi väikesed erinevused võivad mõjutada lantide käitumist vees. Seega, kui valite nende vahel, tasub arvestada nii suuruse, laiuse kui ka materjali ujuvusega, sest need kõik mõjutavad lõpptulemust.
See tähendab, et sellise Goliati puhul saame sama loomuliku mängu nagu 30 Goliatil, isegi kui kasutame raskemat raskust. Siin on seda materjali rohkem, see on ujuvam, ujub paremini ja me saamegi lisada just raskema raskuse. Ja see ongi lahe, näiteks siis, kui peame viskama natuke kaugemale. Selline lant lendab kindlasti palju kaugemale, kui näiliselt vaid veidi väiksem 30. Aga sellist Goliati varustame alati väga sarnaselt. Mina kasutan enamasti selliseid ogadeta konksusid ja torkan selle siitpoolt läbi. Komplekt koos Wolframpeaga. Tops. Ja sööt ongi kalapüügiks valmis. Samamoodi võib sellega kõhu poolt läbi torgata, aga alati paneme pea just siitpoolt. Vaatame ainult, et siin oleks see korralikult konksu otsa lükatud. Mina püüan enamasti nii, et ma ei vääna seda lisaks. Muidugi võib ka niimoodi katsetada, aga Goliat töötab mul tavaliselt kõige paremini just selle tavalise, kõige lihtsama rakendusega. Ja nüüd vaatame, kuidas ta vees käitub. Pidage ka meeles, et 3 erinevat suurust võimaldavad kasutada erineva suurusega konkse. Kui vajate rohkem teavet selle kohta, milliseid konksusid kasutada, et meie lankidega edukalt püüda, siis leiate kogu info veebilehelt vibralores.com. Seal on meie kataloog, kus on iga land kirjeldatud ning samuti on kirjas, millist raskust ja millise suurusega konksu tuleks valida, et meie lankidega edukalt püüda. See ongi kõik selle video kohta, mis puudutab Goliat 35 uut toodet hooajaks 2025. Loodan, et teile meeldis. Siit kutsun teid üles tellima kanalit, panema liki ja jätma kommentaari. Need on alati teretulnud, aga lisaks suunan teid meie Facebooki, Instagrami, TikToki, mida mul on rõõm hallata, ning ka meie Exi kontole. See ongi kõik selle video kohta. Kohtumiseni järgmises videos. Tere!